Ida-Viru maakond on 11 aastaga kaotanud enam kui 30 000 inimest. Just seda näitasid viimase rahvaloenduse tulemused. Eesti Kaubandustööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve hinnangul pole aga tegu veel katastroofiga, kuigi olukord nõuab kiiret tegutsemist. Eelmise riigikorra ajal hankis maakond uusi elanikke idapiiri tagant. Aga täna mujalt Eestist siia naljalt elama ei tulda. Maakonna turgutamiseks on vaja uusi töökohti ja investeeringuid elukeskkonda. Seda saavad aga riik, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted oma tegevusega mõjutada. Oluline roll on ka turismil. Senised kasvunumbrid on päris head, mis tähendab, et siinne elukeskkond on muutunud natukene paremaks ja ilusamaks. Ida-Virumaal käiakse ja võib-olla tänu sellele mingist hetkest ei tundu eestimaalastele see kant nii tundmatu ja kole. Eesti õnn on, et meil on idapiiril tugev tööstus, mis tagab sealsetele elanikele hästi makstud töökohad. Ka see on osa meie julgeolekust, sõnab Eesti Energia kaevanduste ja personalijuht Veljo Aleksandrov. Tuleviku suhtes pole aga kõik nii selge. Täna on veel lahtine, kas järgmise 10 aasta jooksul kasvatab tööstus tööpakkumist praeguselt 20 000-lt 30 000-ni või kahaneb töökohtade arv poole võrra. See sõltub nii Euroopa Liidu kliimapoliitikast kui ka siinsest keskkonnaregulatsioonist. Kuid väljakutsed ei piirdu sellega. Fookus põlevkiviõlile on muutmas töökohtade struktuuri. Mida rohkem õli toodame, seda enam suureneb vajadus inseneride järele. Ainuüksi Eesti Energial on tarvis oma strateegia elluviimiseks järgmise 5 aasta jooksul Ida-Virumaale pea paarisadat uut tippspetsialisti inseneri. Kas leiame järelkasvu kodumaalt või tuleb meil hakata tipptegijaid mujalt värbama? Margus sedapuhku minust vasakul. Üks oli enne paremal, pärast tuleb üks veel. Veljo, tere sullegi. Tere, Margus. Tere. Läheme edasi. Nüüd siis hakkame kaevandama inimkapitali. See on sinu töö, Veljo, lisaks sellele, et sa ka kaevandad päriselt seda põlevkivi Eesti Energiast. Kahtlemata on Eesti Energia väga oluline tööandja ja keskkonnakujundaja. Ma ei mõtle siin looduskeskkonda. Ida-Virumaal, Ida-Virumaa majanduses. Ole hea, Margus, räägi meile sellest natuke. Ma hakkaksin sealt peale, et meie selle osa teema on energiasõltumatus ja tööhõive. Kui palju annab energiasõltumatus tööhõivet? Maris Lauri võrdles siin, et energiasõltumatus, et see on nagu jää õhku, et mingil hetkel läheb vaja. Aga see ei ole tegelikult võib-olla päris kogu tõde, et tegemist on sellise jäälõhkujaga, mis samal ajal, kui ta seal reservis on ja ootab oma hetke, et ta tegelikult loob ka päris suurt väärtust. Et kui me siin enne kuulsime, et otseselt, või energiasõltumatus, põlevkivikompleks on sellest osa, eks ole. Ja põlevkivikompleks on väga suur osa, põlevkivitööstus, et kui me kuulsime, et see annab kusagil 7000 töökohta, siis on siin erinevalt arvestatud, et põlevkivi ettevõtetega seonduvates ettevõtetes saab tööd võib-olla kusagil teist sama palju. Et see teeb kusagil 14 000 inimest, eks ole. Et siis, kui me nüüd vaatame edasi, et põlevkivitööstus samal ajal, kui ta on seal reservis selleks kõige halvemaks hetkeks, eks ole, et ta töötab, ta genereerib maksutulu, tööjõumaksude kaudu, ka muude maksude kaudu, et siis see tähendab ka seda, et ka avaliku sektori töötajad saavad tööd ja muidugi siin on tõesti nüüd väga raske öelda, et kui suur see inimeste arv on, eks ta on suhteline, aga paneme nii puusalt, eks ole, et võib-olla 7000 veel kuskil. Et kuskil 3 korda 7000 inimest, et 21 000 inimest, et see on väga suur arv, eks ole, ja selles mõttes nagu tõesti ei ole midagi öelda, et põlevkivisektori poolt praegu genereeritavad töökohad on väga olulised, nad on väga olulised Ida-Virumaal, kus meil ikkagi jätkuvalt tööpuudus on olulisel määral kõrgem, kui ta mujal Eestis on. Ja kui nüüd nagu tõesti, kas me oma ettevaatamatusest või mingite valede arvestuste tulemusena
seda sektorit märkimisväärselt peaksime kahjustama kas liiga kiire maksutõusuga või millegi muuga, et siis sellisel juhul see võib tekitada väga palju probleeme, et töötute arv oli Eestis minu meelest möödunud kuu seisuga registreeritud töötute arv oli kuskil 25 000, eks ole, et siin sai 21 000 kõrvale, et umbes selline vastus. Ahah, et Veljo 14 000, mis keeles täna maal käiakse peaasjalikult? On see eesti keel või on see vene keel ja kuidas see kõik mõjutab sinu taotlusi saada värsket tööjõudu? Jah, et maal, kui sa nii just küsid, et maal käiakse täna vene keeles küll paljuski, aga ajas on ka see väga palju muutunud, ja ütleme nii, et see ei ole nagu kerge. Ja kui me vaatame nüüd tööjõuvajadust vastu meie strateegilist plaani, siis selge see, et ükski strateegia ei saa ellu viidud ilma, et inimesi seal taga ei oleks kas siis kvalitatiivselt või kvantitatiivselt. Et see on väga tähtis küsimus alati ja paraku me peame vaatama seda olukorda, kus me nagu täna oleme, sest see regioon on, Ida-Viru nimelt on üle elanud tõsise buumi, tööstusbuumi 60-ndatel ja tõsise languse ja inimesed, kes on selle buumi ja languse läbi teinud, pluss taristu ja see kõik tööstuse alge on seal olemas iseenesest ja need inimesed on ka laias laastus olemas, kuigi nagu Margus ütles, et selline Ida-Viru kurb saatus on see, et väljaränne piirkonnast ja töötusmäär ja sellised linnastumine näiteks ja kõik on Eesti ühed suuremad numbrid aga mõneti on see kõik ka siis nagu võimalus seda ära kasutada, mille peale ehitada oma kasvuplaan. Kas see, et põlevkivikompleks asub Ida-Virumaal, kas see on julgeolekurisk või on see ka julgeolekuline võimalus? Mis sa arvad, Margus? Kas see on võimalus saada tööd, hea palgaga tööd? Kas see on võimalus mitte kaotada ühiskonnaga sidet nendel inimestel, kes elavad seal piirkonnas? Kas see on võimalus ka selleks, et sinna piirkonda tuleks juurde noori, uusi töötajaid? Jah, kahtlemata, et tõde on alati seal vahepeal, et jah, vastus on, et on nii risk kui ka võimalus tõesti, et kindlasti mingil määral on see riskantne, kui nagu kogu Eesti jaoks niivõrd oluline tööstussektor on väga kontsentreeritud kohas, kus praktiliselt Venemaad võib kuskilt kõrgema masti või korstna otsast näha. Et lisaks Venemaa või ütleme poliitiliste riskidele tõenäoliselt ka mingid sellised õnnetusjuhtumi riskid, mis iganes, eks ole. Et selles mõttes on see nähtavasti risk, aga kahtlemata on see ka võimalus, eks ole, ja võimalus on ta nendel samadel põhjustel, et mis siin enne juba juttu oli, et see sektor annab väga palju tööd, loodetavasti on need sellised töökohad, mis ei ole kõige madalamalt tasustatud. Tõenäoliselt on need sellised töökohad, mis loodetavasti püsivad pikemat aega. Ja üks võib-olla nüanss on veel see, et põlevkiviettevõtted minu meelest on ka arvestatavad tööandjad noortele spetsialistidele. Et meie kandi üks suur probleem on minu meelest see, et paljud noored inimesed lähevad ära, ei tule tagasi, eriti peale seda, kui nad on endale korraliku hariduse saanud, aga et see on nüüd üks selline moment, mis aitab neil võib-olla tagasi tulla ja leida endale siis sellist arvestatavat tööd seal. Et mis on Ida-Virumaa konkurentsieelis teiste maakondadega, et kui me mõtleme noortele, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele, kes võib-olla vaatavad meid Postimees Online'i ülekandest praegu ja mõtlevad, kuhu minna tööle. Kas sa pead olema selleks mäeinsener või võid sa olla ka keemiainsener või mis see on? Millise haridusega tasub sinna tulla saama seda head palka? See konkurentsieelis on nüüd jälle, et mis on need konkurentsieelised, et ma arvan, et see sõltub nüüd kelle jaoks. Et kui tegemist on noore spetsialistiga, et tõenäoliselt tema jaoks on need eelised, mis ma natuke rääkisin, eks ole, et tõesti, et võib-olla kindel töökoht, eks ole, et võimalus oma haridus realiseerida, üht-teist veel.
võib-olla siis sellise lihtsalt tavalise inimese jaoks, et sinna tulla, et Ida-Virumaast on valdavalt selline kuvand tekkinud, et tegemist on sellise tööstusmaastikuga, aga et paradoksaalsel kombel ei ole see jällegi kogu tõde, et tegelikult on säilinud ka väga kaunis loodus. Et ma arvan, et me oleme sellise hästi vaheldusrikka ja kena loodusega maakond. Meil on arenemas turismitaristu, võtame spaad, võtame mingid seiklusturismi ettevõtted, eks ole, et selles mõttes noorele inimesele on seal võimalus oma vaba aega hästi sisustada, areneb kultuurielu, Jõhvi kontserdimaja ja nii edasi, et selles mõttes nagu inimesele, kes võib-olla tahaks nagu nii ennast ametialaselt teostada, kui ka võib-olla väljaspool siis tööaega aktiivne olla ja rõõmu tunda elust, et siis see maakond peaks suhteliselt hea koht olema. Et omaette nüüd valdkond on see, et mis on need konkurentsieelised ettevõtja jaoks. Räägi, mis on? Ja kas neid saaks kuidagi juurde tekitada? Et kui nüüd nagu vaadata natuke laiemalt, et mitte võib-olla ainult nagu Eestis sees, vaid ka naaberriikidega võrreldes, siis viimasel, võib-olla kuskil aasta tagasi tegelikult tuli Ida-Virumaale suhteliselt palju Vene ettevõtteid, kes tahtsid rajada oma tootmisettevõtte või siis logistikakeskuse või veel midagi kolmandat sorti ettevõtte meie piirkonda. Ja miks nad tulid? Et üks põhjus on see, et me sellises riikide vahelises globaalses konkurentsis eristume päris positiivselt, kui me vaatame Venemaad, et tuldi sellepärast, et meie ettevõtluskeskus on siiski suhteliselt stabiilne, kuigi Kaubanduskoda tihti ka siin lööb häirekella, et ei ole piisavalt stabiilne. Tuldi sellepärast, et meie maksukeskkond, seadusandlus on suhteliselt lihtne, ei ole mingit sellist tohutut maksude paljusust, mingit raskesti mõistetavat seadusandlust. Tuldi sellepärast, et meil siiski ka Ida-Virumaal on küllaltki madal korruptsioonitase võib-olla võrreldes mõnede muude piirkondadega väljaspool Eestit. Ja tuldi sellepärast, et siin siiski kapitali omanikud saavad olla suhteliselt kindlad, et nad ka ülehomme on kapitali omanikud, kui nad ise mingit lollust ei tee. Kui palju on põgenevat Vene kapitali Ida-Virus praegu? Vahepeal see oli kohe päris selline hämmastav lugu, kuidas meil on nimelt investorite vastuvõtmiseks on loodud selline sihtasutus nagu Ida-Virumaa tööstusalade arendus. Selle on loonud kohalikud omavalitsused ja riik, kus siis osalevad riigi poolt 2 ministeeriumi. Ja see oli täitsa hämmastav, et see Narva tööstuspark, et seal krundid läksid nagu soojad saiad enam-vähem. Ja mitte, et neid ei ostetud ainult nagu lihtsalt selleks, et kapitali paigutada, vaid kui te nüüd keegi peaksite sinna kanti sõitma, eks ole, siis seal on täiesti reaalsed laohooned, tootmishooned püsti ja selles mõttes nagu tõesti, need olid siis need on need konkurentsieelised, mis võib-olla on ettevõtetele väljaspoolt Eestit. Kui nüüd võtta veel Eestis sees, eks ole, et siis ma arvan, et meil on suhteliselt arenenud taristu, meil on head transpordiühendused, meil on jällegi vaatamata sellele, et aeg-ajalt me kurdame, et kvalifitseeritud tööjõud on vähe, on meil siiski selline küllaltki tööstuses töötama harjunud tööjõud. Meil on kutseõppeasutused, 2 kõrgkoolide kolledžit, et meil on tööjõud, taristu. Jah, võib-olla need olekski. Ma enne võib-olla lisan Margusele juurde, et ettevõtjate, põlevkivitööstuse ettevõtete poolt kindlasti on ka üks selline asjaolu, et on palk või see, mis nagu on täna võimalik meil maksta, et inimesed panustaksid sellesse meie väärtusloomesse täna. Ja see on oluliselt nagu kõrgem Teie maksate Neivelti Ida-Viru keskmisest ja Eesti keskmisest. Ja sellel on ka oma hind loomulikult, et me hoiame neid inimesi kinni võrreldes lähedal asuvate tööturgudega. Ja ma olen alati nagu tänases Eestis, kus on noortel nagu tööpuudus väga selgelt ja kus on väga raske nagu tööle saada,
siis milleks kulutada peale ülikooli lõpetamist ja istuda kuskil varumängijate pingil Tallinnas? Ostke pilet, sõitke Ida-Virusse, siin on võimalik kohe saada teenima ennast, osta võrdlemisi hea hinnaga kinnisvara, võtta pangast laenu, sa saad alustada oma elu. Noored insenerid, poisid, tüdrukud, võtke ja tulge. Ehk sa ei pea ootama oma järjekorda. Sa saad minna jätta 2 redelipulka vahele ja juba oled mängus sees. Ehk et see on üks selline tõsine konkurentsieelis, kui noored insenerid ennekõike selle ära jagaksid ja viitsiksid õppida esialgu ka natuke siis võib-olla vene keelt, kuna see aitab võib-olla elus paremini hakkama saama just selles piirkonnas. Aga täiesti võimalused olemas. Selle asemel eest nutta, et on töötud. Kes täna tulevad Eesti Energiasse tööle? Et ma tean ja mäletan omast kogemusest, et see on selline hästi stabiilse tööjõuga sektor tegelikult, et kus töötatakse mitte ainult, et inimene ei tööta kogu oma tööea kaart seal, vaid tihtipeale juba isad ja vanaisad on sama sektori mehi. Et on see niimoodi jäänud? Jah, põlevkivitööstus eriti on selline omapärane fenomen Eestis, et see taastoodab ennast ise paljuski ja seda eriti töötaja kategoorias, et piltlikult öeldes kodude köökides pannakse paika, kuidas lapsed hakkavad isade ameteid üle võtma. See on, ja ma mujal nagu sellises tööstuses ei ole seda näinud, et seda nii tehakse. Ja jumala õnn, et nii tehakse, sest muidu me oleksime püsti hädas, sest võimalused on ju tegelikult väga suured olukorras, kus Soome riik ja Rootsi riik on oma põhjapiirkondades strateegiliselt ära planeerinud, et nad kavatsevad kasvada kas või mäetööstuses, mis on nende nii-öelda riigikapitali väga tõsine alus ja nad on väga selgelt selle välja öelnud. Et kui näiteks põlevkivitööstuses, ja mis on väga suur risk tegelikult, on olukord, kus need inimesed võiksid võtta kätte ja minna kuhugi Põhjalasse, kas või kaevandama näiteks, siis see on see hind, mida me peame hoidma selle palgaga natukene, aga nii, et sa toodad veel väärtust. Ja see, mis Maris Lauri oma ploki lõpus jättis meie plokki ühe sisendi, et me peaksime hakkama saama tegelikult väiksema arvu inimestega ja mis on nii-öelda selline tõsine efektiivsusküsimus, kui sa pead ikkagi vaatama, mida üks töötaja sulle mingis mõõtuvikus toodab, siis see ei ole nii mustvalge põlevkivitööstuse puhul. Paremal juhul need inimesed lahkuvad teistele turgudele, tööjõuturgudele, halvemal juhul nad jäävad tänavale. Ja see on väga suur mõju kindlasti ja kui nüüd tänase päeva teemasse sisse tulla, siis see on väga selge julgeolekurisk, et seda nii-öelda balanssi on võimalik väga lihtsasti ära rikkuda. Markus, ma küsin sinu käest, ma ei küsi Veljo käest, ma ei taha reklaamjuttu. Kas on näha seda ka, et Eesti Energia panustab personali arendamisse, panustab koostöösse koolidega Ida-Virumaal? On seda ka näha väljaspool Eesti Energia kabinette? Nojah, ikka tuleb siuke kiitev reklaami jutt, et tähendab, on küll jah, et minu meelest, kui valdavalt näiteks küsida ettevõtjate käest, et kuidas ollakse rahul kutsehariduse kvaliteediga, et siis valdavalt ettevõtjad kritiseerivad, aga nüüd Eesti Energia ja näiteks Ida-Viru Kutsehariduskeskuse vaheline koostöö on minu meelest küll selline, et mida ma olen näinud nüüd mõlemalt poolt tegelikult mingil määral ja millega nagu mõlemad pooled rahul on ja seda enam on see positiivne, et seal tuli ju selline vahe sisse, kus läks kinni kutsehariduse reformi käigus mäehariduskeskus, kus koolitati praktiliselt ju enamus sellest tööliserialadest, mis Eesti Energial vaja oli, aga sellest tuldi nagu sellise mõlemapoolse koostöö tulemusena väga hästi üle ja praegu ma saan aru, et see koostöö nagu käib päris hästi.
Samuti ma saan aru, et on täiesti okei olukord teie koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga, et ka sealt nähtavasti ja ka VKG näiteks saab sealt häid spetsialiste. VKG on veel läinud seda teed, et nad suhteliselt aktiivselt kasutavad ka kutsehariduskeskusega seda töökoha põhist õppevormi, et paljudel erialadel õpetataksegi lapsi niimoodi, et nad suure osa ajast veedavad siis konkreetses ettevõttes ja saavad sealt väga konkreetseid teadmisi, mida siis täiendatakse pärastpoole siis sellise auditoorse õppetööga. Et kui ma vaatan 14 000 töötajat, see tähendab umbes 400 tuleb igal aastal, eks ju, ealist iseärasuste tõttu asendada kindlasti selles sektoris. Kas täna seda suudetakse teha, võttes siis Ida-Viru Kutsehariduskeskus ja teised teile tööjõudu pakkuvad asutused kokku? On see taastootmine olemas või on sellest ka puudu? Me peame vaatama tööjõustruktuuri, et väga selgelt me suudame taastoota täna töötaja kategoorialt, või vähemasti need samad koolid, mis on vist kutsehariduse süsteemis maakonnas on 3 tükki neid, et kes erineval, kes keemiatööstuses, kes määnduses, ja me teeme väga palju koostööd, kus me siis kas stipendiumite süsteemi kaudu või juba püüame varakult neid inimesi nagu enda jaoks saada. Ja kui me vaatame nagu inseneri või juhipotentsiaali poole või spetsialisti poole, siis seal see pilt enam nii hea ei ole, kus meid väga valusalt lööb siis põlvkondade probleem ja meie selline keskmine vanus täna on 45 aastat, mis ei ole hea number küll, viitab küll kogemusele, aga ei ole väga hea number ja läheb aja jooksul veel kehvemaks. Ja siis ma vaatan küll väga murelikult mäeharidust näiteks Eestis, kus ei olegi väga korralikku traditsiooni tekkinud või et neid lõpetajaid me võime lugeda alla 10, kokku peaaegu või 10 kandis kuskil, ja siis on järgmine küsimus, et kas nad ka tulevad sellesse sektorisse tööle ja teine on keemia pool, mis meie strateegias väga olulist kasvu eeldab just nii-öelda lihttöö arvelt inseneri poolele ja siin on võtmeküsimus see, et kas me suudame endale inimesed kasvatada ja leida. Siin saalis meil noori ei ole, aga loodetavasti arvutite taga kodus võib neid olla, nii et pange siis tähele, et ilmselgelt on võimalik võib-olla isegi küsida stipendiumi. Täpselt. Ja maksame stipendiumi erinevates koolides ja mitte ainult leiame praktikavõimalusi, sest praktika on hea koht, kus sa saad kohe kontakti oma võib-olla tulemuse ülemusega ja need on kohad, kus üks ettevõte saab nagu panustada kuni selleni välja, et ta üritab selle lühikese kontakti ajal müüa ka seda piirkonda, sest see ei ole midagi muud kui müügitöö, sest neid legende või eksiarvamusi tuleb kogu aeg lõhkuda, et Eesti ei ole ainult Tallinn või et Ida-Viru on tõesti tore koht. Ma näen, et Ida-Virumaal toimub selline saksa tüüpi hariduspoliitika, sest et see, mis tagab selle sakslastele, et neil ikkagi jätkuvalt on inimesi, kes arvutada oskavad ja teha tööd, millest ka mingit tulu on, mitte ainult rääkida, vabandust, nagu meie siin, siis see on kindlasti mudel, mida ma arvan, et tasub laiendada üle Eesti väga palju ja ma usun, et seda ka tehakse. Aga ütle, Margus, seal on lisaks Eesti Energiale on seal VKG, keda sa juba mainisid ka, et kas nende omavaheline konkurent surub ka nagu tööjõu hinnad üles sealkandis, on seda mõju märgata või ei ole? Tõenäoliselt küll jah, et eks siin kui VKG kaevanduse avas, et ma arvan, et siis see oli võib-olla selline kõige selgem siuke konkurentsimoment, aga mulle nagu kõrvaltvaata tundub, et see konkurentsiolukord on muutunud tervemaks viimasel ajal, et kui me vaatame kas või kuidas kaevurite päeva tähistati, eks ole, et kui varem tegi nagu igaüks oma ette, et siis nüüd pandi jõud kokku ja saadi tõenäoliselt selle võrra siis parem tulemus, eks ole, aga see on nagu ainult üks väike osa, eks ole, et selge see, et kui ettevõtted tegutsevad suhteliselt sarnastes tingimustes ja teravas konkurentsiolukorras, eks ole, et siis see konkurents on terav, eks ole, aga loomulikult tuleb selle juures ikkagi kõrvalt vaadatuna, tundub mulle niimoodi jääda ikkagi nagu sellise
reaalse majanduskeskkonna poolt ette kirjutatud tingimuste piiridesse, eks ole, ja teha võimalusel koostööd. Ja kui see võimalik ei ole, eks siis tuleb konkureerida, aga nii on jah, et konkurents, ma arvan, et mõjub hästi tervikuna. Väga positiivne, ma näen, et te olete seal Ida-Virumaal omadega igati mäel, kui nii kõlbab öelda mäemeeste kohta. Aga mul on rõõm kuulda, et sa, Margus, ütled, et Ida-Virumaal on areng, kõik läheb väga hästi, on positiivne ja te ei küsi näiteks riigi poolt regionaalseid toetusi ega midagi sellist, et see on tegelikult väga julgustav, et Kaubandus-Tööstuskoda näeb, et Ida-Virumaal on lootus areneda ilma selleta ja et ei püüagi nii väga ära kasutada seda hetke julgeoleku olukorda, kus kindlasti ju õnnestuks väita, et just see piirkond vajab väga hädasti investeeringuid ja raha ja võib-olla isegi erisoodustusi. Ja samamoodi mul on väga hea meel näha, et Veljo tunneb ennast enesekindlalt, et seal piirkonnas on tööjõu osas järjepidevus, et noored tulevad isade jälgedes endiselt ja kindlasti on see oluline ka julgeoleku aspekt. Jälle, et tõde vahepeal, et eks loomulikult on igal maakonnal omad erisused, eks ole, et rääkisime siin tööpuudusest, et just vaatasin, Valgamaal oli vist see tööpuudus veel suurem, eks ole, nii et nii on, nagu on Valgamaal omad probleemid, nii on ka meil omad probleemid, eks ole, et praegu tegelikult Siseministeerium minu teada töötab just välja Ida-Virumaa tegevuskava või midagi sellist, eks ole, et mis siis võib-olla peaks olema suunatud sellele, et mõningaid meie probleeme leevendada, aga tervikuna võiks küll öelda, et olukord ei ole hull praegu ja ma arvan, et kindlasti on parem, kui tegelikult maakond saab areneda sellist loomulikku rada pidi, et mitte seda ei pea nüüd selliste mingite suurte eriliste subsiidiumidega toetama ja et arengud lõpeksid siis sellel hetkel, kui see raha kuidagi väiksemaks jääb või ära kaob. Üks asi veel, enne kui ma saalist küsimusi võtan, nemad ei riku teie turismikeskkonda ära, et ei tee seda koledaks enam. See aeg on möödas lõplikult, kui vaises. Eks natuke on koledamaks tehtud, aga jällegi põlevkivisektori ettevõtted on paistnud siin silma sellega, et nad on oma koledaks tegemise ilusaks tagasi teinud ja võib-olla isegi ilusamaks, kui natuke enne oli, et mõned maakonna olulisematest turismiatraktsioonidest tegelikult on ju tekkinud Eesti Energia töö tulemusena, et võtame siis Kohtla kaevanduspark, Kohtla-Nõmme kaevanduspark muuseum või siis praegu minu meelest äärmiselt äge selline arendus Aidu karjääris, kuhu on tekkimas Sõudekanal. Super kihvt koht, eks ole, et juba kergelt hakkab kaldad hakkavad metsa ka kasvama, eks ole. Vesi on siuke sinine ja väga vahva koht, nii et ma arvan, et sellel on kõva potentsiaal. Eesti Energia kui maastikuarhitektuurifirma, et see on ka täitsa tore. Ma loodan, et mikrofon, mis liigub saalis, näeb teid, kellel teil on küsimusi, sest mina ausalt öeldes tõesti ei näe. Nüüd näen ühte küsimust vähemasti seal suunas, sest prožektorid on võrdlemisi eledad. Ole hea. Aitäh. Tegelikult ma nimi Eesti Looduskaitse Seltsist. Ma tahaks ka kõiki eelkõnelejad kiita, et mõeldakse suurelt. Et kui ühikuid meenutada, mis siin on läbi käinud, siis kõige väiksemad ühikud on olnud megavatt ja gigavatt-tund ja tööjõud on vaja Eesti ühte nurka panna, kus on väiksem ühik 10 000. Siis kui on seda niinimetatud biomassi vaja kuskile viia, siis on vaja sellest küsida Maanteeametilt eriluba, et saaks veel raskemaid ja veel pikemaid veoautosid Eestis teedel kasutada ja et kõik see niinimetatud biomassi, mis on, vedada sinna kõige suurema elektrijaama kõige suuremasse katlasse kokku. Aga midagi olest ei taha keegi rääkida ja just energiasõltumatuse kontekstis, et tuleks mõelda väikselt. Tuleks mõelda väikselt seesama energiasõltumatus, mis on enam-vähem sünonüüm ju ka varustuskindlusega, eks ole, või kõige sellega, et kui see Ida-Viru ükskord mingisuguse paha saatuse vingerbussi tõttu kuidagi kahjustatud saab, nii et see ülejäänud Eesti enam neid juhtmeid kaudu midagi ei saa, siis on ju teised lahendused, aga on ju initsiatiive küll ja küll olnud, mis propageerivad või püüavad Eestis
ka tuua vähemalt arutelusse teemat, mis ütleme Saksamaal ja niisugustes kohtades on, eks ole, ammu praktiliselt töötavad ja head lahendused leidnud, need on sellised väiksemad bioenergiaregioonid, kes nad ise varustavad, kes ei pea vedama 200 kilomeetri, vaid 20 kilomeetri kaugusel ainult, eks ole, kus saavad kohalikud inimesed tööd, palju tööd annab energiasõltuvatus, eks ole. Aga see aspekt, et keegi ei taha seda üheski riigiametis, Eesti Energial ei lasu siin erilist süüd, sest tema ajab oma asja, eks ole. Aga ei taha seda Eesti riigis ja seda teemat keegi millegipärast tõsiselt üldse võtta, eks ole, võib-olla ka sellepärast, et tuleb info saksakeelsetest piirkondadest, kõik on peened inglise keele rääkijad tänapäeval, aga saksa keelt ei tea keegi, näiteks. Või on see asi äkki liiga vara Eestil, et hakata väiksemalt mõtlema, nii et küsimus sellest, et suurelt on tore mõtelda, aga praktiliselt on teinekord hoopis tulemuslikum, kui väiksemalt mõeldakse. Tänan. Et ma näen Eesti Energia strateegiajuhti Margus Valsi laialt naeratamas, nüüd ta teab, kus ta peab alustama järgmises plokis, sellepärast, et tegelikult ka Eesti Energia ise ju panustab üksjagu väiksemasse ja hajaenergeetikasse. Et on mul õigus, Veljo, et natuke teab ilmselt ka personalidirektor? Jah, et see on selge, et kaks asja. Üks on see pärandmõju, mis meil on Ida-Viru piirkonnas ja see on, et mitte nagu viriseda selle kallal, tuleks otsida võimalusi, kuidas kaks suurt asja. Üks on taristu, võimalus tööstust arendada ja teine on inimesed. Need on olemas. Need on küll väga palju ära läinud, aga nad on olemas. See on nagu üks asi. Teine on see, et kui me räägime väiksusest, siis raamid on suured. Ja me võime suures raames toime tulla väheste töötajate arvuga ja see on iga ettevõtja eesmärk. Ja selle poole kindlasti ka Eesti Energia püüdleb, ehk saada tööjõu efektiivsus kätte. Ja kolmas asi, mis tasuks Ida-Viru puhul ära mainida, on see, et piirkond ei ole harjunud väike ettevõtlusega. Et see harjumus tuleb mitte päeva pealt ja mitte aastaga, vaid et see on olnud suurtööstuse piirkond, see on olnud palgatööliste piirkond ja ei olda kohe kindlasti valmis. Margus ilmselt võib täiendada, aga see tuleb väga visalt seal ja see väike just, ettevõtluse mõttes väike. Jah, aitäh. Täiesti nõus, et see väike ettevõtluse vähesus on üks ka meie probleemidest ja üks aspekt on võib-olla tõesti see energiasõltumatus, eks ole, aga tegelikult sellele on ka nagu laiem mõju elukeskkonnale, et ma arvan, et meile ei pakuta piisavalt selliseid elukondlikke ja muid taolisi teenuseid, mis muudaksid selle elukeskkonna inimestele paremaks. Et selles mõttes meil on nagu selline suurtööstuste traditsioon ja meil on ka selline traditsioon, et inimesed on harjunud töötama palgatöölistena. Ja selline ettevõtlikkuse vaim ei ole võib-olla praegu veel väga hästi arenenud, aga töö selles suunas käib. Et nimelt Ida-Viru ettevõtluskeskus on algatanud sellise ettevõtliku kooli programmi ja see kogemus on siin teatud määral levimas üle Eesti. Tegelikult selliseid algatusi on ju veelgi, eks ole, sealhulgas Eesti Energiaga kaubandustööstuskoda, kes on ka umbes seda rauda tagumas, aga tahaks loota, et võib-olla see mingil hetkel annab tulemusi, sest mõnedes riikides on see ikka tegelikult väga häid tulemusi andnud, et me just võtsime seal, kui me seda asja algatasime, võtsime Šotimaast eeskuju, muidugi see Šotimaa ettevõtlikkus äkki läheb nüüd natuke liiga kaugele juba, aga on ehk saalis veel mõni küsimus? Leevi Mölder. Minul on küsimus aastaid kipeldav. Nimelt, mis on saanud sellest põlevkivist või mis saab sellest, mis jäeti maa alla, kui suleti 90-ndatel Sompa, Tammiku ja Ahtme kaevandused? Veljo. Jällegi, need on ühed otsused ühes ajas. Ja ma arvan, et teoreetiliselt on võimalik seda põlevkivi ka välja võtta. Ma arvan, täna ei mõtle me sellises primaarenergiat on meil vähe täna.
ja selle meil head partnerid Ida-Virus, kes põlevkivitööstuses nagu töötavad, võivad seda ilmselt kinnitada, et täna sellises parameetris keegi ei mõtle, sest pigem vastupidi. Me otsime palavikuliselt võimalusi, kuidas kasutusele võtta seda pärandmõju, mis seal piirkonnas on. Täna maa peal, maa all võib-olla. Nii et see on küsimus ajaloost, jah. Kena. Ma olen kella tõttu sunnitud tänama Margust ja Veljot. Aitäh teile. Vaatame jälle vahepeal mõne klipi.